sa kopeerid seal nüüd? See on masin ja masin kopeerib ise. Sa kodus ka ei vahi külmkapi kõrval silm pundis, et kas ikka külmetab. Ma ei tea, ma ei ole ammu koju jõudnud. Kontori õhk. Noh, tšau sulle ka. Tšau. Kas ma võiks äkki täna varem? Tütrel sügiskontsert. Ja see juba käib, aga ta on päris lõpus. Ta pannakse alati lõpust. Ma ei jõua kunagi õigel ajal. Ta on teine liblikas. Personalijuhina ütlen, sul on täielik õigus. Miks ei jõua? Keegi keelab või? Ja, aga ma mõtlen, et ma tuleksin siis hommikul varem. Ma jõuan selle kõik hommikul ära lõpetada. Personalijuhina ütlen, et sul on täielik õigus. Mina väga tahaks lasta sul minna. Liblikas on nii ilus loom. Sigib, poegib, võtab londi mett täis. Ime ilus. Minust ka keegi kunagi aru saaks. Kui mina luban sinul varem ära minna. Siin olen mina. Siin on hunnik tühja maad. Need on su kolleegid. Tšau. Ja see siin oled sina. Näed nüüd ise. Tahtsin lasta sul minna. Väga tahtsin. Kuidagi ei taha. Seadust ei ole selle kohta. Ei ole seadusest sihukest asja, et töötaja võib iga jumala nädal minna teist liblikat vaatama. No, kuule, pole midagi. Tulevad lapsel teised peod ja gümnaasiumi lõpetamine ja pulmad ja midagi veel kindlasti. Eks sinna siis jõuad. Ega töö ei ole nii kui liblikas. Et üks päev ja ongi kõik, eks. Töö on töö. Töö on töö. Hoia seda. Vist leidsin sellise seaduse. Tuleb kohe lavale. Ei ole, kuulge. Ei. Ei ole mingit seadust. Kui leiate mulle mingi seaduse, kohe lasen minna. Kopeeri nüüd. Ega masin on masin. Ega inimene masina vastu ei saa. Ja töötuju siis. Mina personalijuhina võin sind ära visata, sest seadus on selline. Lastevanemaid peab töö ja pereelu ühildamises aitama. No nii. Jaa, saa küll rääkida. Ei, ma olen kodus, aga... Mis sa söö nüüd? Ei, ja, aga selle juur on lambda kalkuluseks. Olgu, jaa. No nii, alustame. Kas su vanaisal oled süüa andnud? Tein sulle süüa. No kuidas sul on? Elus. Kas see on hea või halb? Ma ei oska seda nüüd öelda. Kuidas sinul? Ja mul on tööd õudselt palju. Võtan tehisintellektile väärtuspõhiseid funktsioone. Aga mina lasin teki all peeru. Sa ei ole süüdi.
sa ei pea jõudma kõike teha, kui sa ei jõua. Nii, haridus on kõrgem, jah? Töökogemus? 15 aastat. Ja lapsi? 2. 2 ainult. Aga miks mitte 3? Noh, selles mõttes, et 3. peale olete mõelnud vähemalt. Nad võiks olla, et mõelge ise. Jookseb väike ringi. Emme, mul tuli frunkel siia. Ei, sa Pepo peal. Ära mine täna tööle. Või mis? Teeme nii, üks hetk. Ma tean küll, et ma ei tohi seda küsida, aga ma ikkagi küsin. Kas teil on plaanis veel lapsi saada? Teeme sellist mängu, et mina räägin teile lahtiste kaartidega meie firma tulevikuplaanidest ja teie vastutasuks räägite mulle omaenda isiklikust tulevikust. Sobib? Ja täitsa omavahel. Pange kirja. Vaata, mul on väike laps. Ja naisel on töö ja omad asjad ja ma mõtlesin, et ma nädalas 1 päeva ma töötaks kodus. Et ma kasvataks ja hoiaks last ja samal ajal teeksin tööd. Mis päev? 4 päeva. Mis 4 päeval viga on? Esmaspäev, teisipäev, kolmapäev, reede sobivad tööl käia ja 4 päev kalapäev või? Vaata, naise ema ei saaks tatti hoida. Ei no siis ta peab ise töölt ära tulema. No siis, vaata kui vanad on. 65. Millest me räägime? 20 aastat tagasi oleks pidanud töölt ära tulema. Oota, ei tegelikult ka, kas ta on su trammi joht, ta ei saa rööpalt maha. Milles küsimus, mees? Kuule, tähendab, teeme niimoodi palun, et ma töötan 4 päeviti kodus ja vahel võtan lapse tööle kaasa ka. Me saame hakkama, kõik saab tehtud. Mulle meeldib tööd teha. Ma teen väga hästi seda ka 4 päeviti. Ma laste kohta ei kirjutanud. Panin kirja selle, mida ma tulevikus tööalaselt saavutada soovin. Emme, ära mine tööle. Las issi läheb. Ei, las emme läheb. Istab, kutsad sulle tahad? Vabandust. Kadri palus küsida, et kas homne koosolek oleks võimalik hommikul teha, et tal on õhtul seal lasteajas mingi. Jaa, teeme hommikul. Saada meil laiali. Okei. Issi, miks sa nii hilja tööl oled veel? Issi, tule koju. Tere! Kes see liitus meiega? See tüüp magab või võtab sõna? Meil oli väike purr, kakki lendas. Ma ei hakanud sõime viima teda täna. Ei, väga okei. Selles mõttes, et meil ongi vaja koosolekut taset tõsta. Oli. Olgu, vaatame esimese asjana. Ühesõnaga, eelmise kvartali tulemused olid pehmelt öeldes shitavata. Kuule. Kurat, see on jube hea kommentaar meie olukorrale, muide. Väga, väga hea. Vot see on audiitori hinnang. See on täiesti vale asend. Mida seda? Tööajal teeme tööd. Okei. Ühesõnaga, kui me vaatame eelmise kvartali tulemuse, siis Kuule, tupsukene, Issil on koosolek praegu.
Tähendab, nüüd on nii, et Veiko on siin. Tennad jalga ja trenni ja ei ole mingit virisemist. Kas koolitööd on tehtud? Mis seal matemaatikas on? Loll oled või? Tähendab, teed ära ja jutul lõpp. Meil on siin koosolek. Rohkem enam ei eelista. Minul oli eelmine aasta selline asi, et kass jäi nohusse. Tegin rodu ukse lahti, Simba läks välja, oli korras. Tahtsin teda siia tööle kaasa võtta. Ei lubatud. Nüüd on palu väga, see on terve laps. Miks ta seal liftide juures ei võinud oodata? See on helikindel. Selle paned lapsele peale, karjub, mitte midagi ei kuule. Ainult näed läbi klaasi. Mina kasvatasin kõik oma lapsed selle all üles. Oot, aitäh. Kuulge, teate, ma ärkan iga hommiku kell 5-4 kuud järjest juba ja arst ütleb, et tal peaks kõhuga korras olema. Ei ole, valutab. Siis ma istun hommiku kell 5 diivani peal, väike laps kõhu peal, teie magate. Siis ma tulen tööle, ma teen töö ära, ma teen hoopis kiiremini kui varem. Pärast tööd lähen poest läbi, õhtul õpin vanema lapsega koos. Ühe käega keeran panni peal šnitslit, teise käega hoian väiksemad süles. Ärge muretsege, ega ta ei hakka iga päev siin käima. Muidu ta näeks ju teid. Ja siis kasvaks temast hoopis üks teine inimene. Kuulge sõbrad, kas kõik on nõus, et laps on normaalsus? On. Teeme siis nii, et jätame normaalse inimese rahule, eks? Tšau, väike leevike. Tšau, väike pääsuke. Õhtust. Ja. Tegin õhtusöögi valmis. Kuule, mul on vaja homme õhtul teha. Mul lõppus. Mis asi sul on? Kaitseliit, iga-aastane tormitung. Tormitung? No, tead küll ju. Teise rinde avamine. Sobib sulle või? Ja, ideaalselt. No tšau, mu kallis. Tšau, emme. Mis asi see on sul? See on isejuhitav sõdalane. Meil oli täna koolis robotite võistlus. Kuidas läks? Viimane koht 0 punkti. See on okei, emma. Vähemalt ma tegin selle üksi. Ainukesena. Väga ilus. Just näeb välja natuke nagu issi. On ju? Okei, ma lähen ise. Aitäh. Kuule, emma. Ma saan aru, et teil on kiire nii. Aga vahel ma mõtlen, mida te üldse peale töö teha oskate? Sest sa vist ainult mõtled, kas ma teen tööasju või panen tütre magama. Ma saan aru. Kas sa ei võiks lihtsalt mõlemaid teha? Isa, kuule, sa võiksid teha midagi. Sul on mõistus selge, sa saaksid kodus tööd teha, mingeid tekste toimetada. Kas me homme õhtul telekat ka vaatame Ma ei saa, tead, mul on õppus. Marko, sa saad? Jaa, mida? Issand, alati nii väsinud olnud õhtuti. Issand, ma lähen. Marko, Räägi, mis on? Ma mõtlesin, et ma hakkan teistmoodi tööd tegema. Teistmoodi? Mis mõttes?
maraton see ei ole. Aga kui ma jõuan vannitoani, siis teen teile õhtul šokolaadi välja. Noh, ema, täida seadust ja serveeri oma lapsele hommikusöök. Mis vanaisaga juhtus? Hakka sõnama. Kõik on siin. Kas kurk oli pendisel? Miks sa vahel arvad, et sa hakkama ei saa? Kuule, sina ära targuta kogu aeg. Sa ei saa hakkama, sest sa ütled seda endale. Ja, aga tead, vahel ma ei saa ka. Ja vahel saad ja vahel ei saa. Ja vahel arvad, et sa pead kõigega hakkama saama. Ja kohe, kui ei saa, on kohe... Kuule, söö kurki. Tead mis? No? Ma otsustasin, et ma hakkan esmaspäeval ja teisipäeval varem koju tulema. Päriselt? Päriselt. Yes! Aga kolmapäeval ma pean siis pika päeva tegema. Kui ma teen esmaspäev, teisipäev lühikesed, kolmapäeval pika, siis on nädala lõpuks kõik õiged tunnid koos. Jee! No see on nüüd. Sulle. Jaa. Kell 7 koosolek. Varem ei saa või? Aga see on pärast tööpäeva lõpp. Sest et Kaidol on suguvuse kokkutulek. Jaa, aga mul on perekonna kokkutulek. Ja kell 7 on liiga hilja, see ei sobi mulle, see on pärast tööpäeva. Okei? Mine. No, Marko. Täna elamisega vist saan ise hakkama. Ei tohi nii kiiresti alla anda. Selle raha, mis ma terapeudile andsin, selle võib anda nüüd lapsehoidjale. Mõelge selle peale. Mis terapeudile? Abiline, kes aitab. Isi, kas ma võin su arvutit kasutada? Võta praahjus ja vaata leevu järgi ka siis. Aitäh. Praahjus? Nojah, me niikuinii ju ei küpseta midagi. Panin eest ära, et leevu kätte ei saa. Näed. No, vaatame seda asja. Yes. Kui sinu ema saab kodus tööd teha, siis saan mina ka. Mis sa teed? Ma pean kooli jaoks oma perekonnast luuletuse kirjutama. Hea tööd. Hea tööd. Kuule, ma sain ära muuta. Nii et homme õhtul ma olen olemas. Kuule, me vajame abi. Mis abi? Kellelt? Mis abi? Me oleme noored inimesed, meil on käed jalad küljes. Vanasti oli palju raskem, neil ei olnud pesumasinadki ju. Ja inimesed olid ometi õnnelikumad. Vaata meid. Kurat, pesumasin on, aga elu ei ole. Mina ei küsi kelleltki mitte mingisugust abi, ma ei ole invaliid. Me teeme graafiku. Me oleme teinud juba graafiku. Siis teeme uue graafiku, jagame ära, kes... Me oleme juba jaganud, kes. Kas sa mäletad, mul oli vennal eile sünnipäev? See on okei. Meid niikuinii ei olnud kutsutud, kõik teavad, et me ei tule. Helista oma emale, ma helistan enda vanematel. Ma ei tea, helista oma õele. Mõel on endal väikesed lapsed, sa tead väga hästi. See ongi väga hea, mängivad koos. Laupäeveti on meie omad seal, pühapäeveti nende omad meil.
ma kirjutasin kooli ka selle matemaatika asjus. Näed, sinu isa palub abi, miks meie ei võiks? Sest tema on haige. Mis nüüd siis? Miks ei saa 2 päeva järjest vihma sadada? Ma ei tea. Sest öö on ju vahel. Mul mõistus siiski ikka nokib. Noh, mingil määral. Jah. Noh, et ma saan koos Katriniga kodus õppida. Ta hakkab Katsile sooja toitu tegema. Ja kool lubas Katsi matemaatikas aidata. Eraldi järeleaitamine. Kuidas? Ei, mitte mina, nemad ise. No, nad on kohustatud. Jaa. Ei ole liiga hilja. Mis asja? Kus siin? Kohe tulen. Martin on surnud. Kõrsikud. Kas ma surusin teda liialt? Kas sa saad pärjaga aidata? Mul ei ole sellistes asjades üldse maitset. Kui tädi suri, siis lasin pärja peale nartsissid panna, aga mida nartsissid sümboliseerivad? Igavest elu. Tahaks sellegi eluga hakkama. Homme näeme siis. Mida sa teed? Tugevusarvutusi. Siin ehitavad ühed silda ja ma aitan neid natuke. Mina küll ei oskaks. Iga inimene oskab midagi hästi teha. Vahest ma lihtsalt ei jaksa kodutööd teha. Kas sa tead, kui ma keskkoolis käisin, ma olin väga hea pikamaa jooksja. Kas või jalad siis ei hakanud valutama? Ei, siis jalad ei valutanud. Need jalad jooksid siis 5 kilomeetrit, 10 kilomeetrit. Ma tegin trenni. Iga päev tõusin hommikul kell 7 ja jooksin. Pärastlõunal jooksin ja isegi unes jooksin. Ja siis, kui tulid suured võistlused, tead, mitmenda koha ma sain? Esimese? Viimase. Jah, lihtsalt poole maa pealt väsisin ära. Ei osanud õigel hetkel puhata. Ja sina ka ära pinguta üle. Puhata peab oskama. Ikkagi surusin ise liiga palju. Oleks pidanud. Ei teagi. Tule palun kohe minu juurest läbi. Jah, hästi.
milline see nulg on? Ma ei tea, väga suur. See nüüd küll aitab. No ma ei oska öelda, tal on sellised pehmemad okkad. Kuule, tead, vaata ise. Hinga 10 korda täitsa rahulikult. Sul on 2 valikut. Sa kas vaatad oma hirmudele otsa ja tegeled nendega või sa kannatad kõik vaikides välja. Sellisel juhul, kallisime, pole meil mõtet enam rääkida. Kumb valik on? Martini kohta endale tahad? Tahan. Aga Martin tegi tööd kogu aeg. Ta saatis mulle ükskord lepingu Mustandi jõuluõhtul. Nii? Ma ei saa jõuluõhtul tööd teha. Mitte keegi ei peaks jõulude ajal tööd tegema. Ja ma ei saa pidada koosolekuid õhtul kell 8. Õhtused koosolekud on niikuinii mõttetud. Ja ma ei taha, et mulle öeldakse neljapäeval, et ma pean reedel Soome lähetusse sõitma. Pealegi võiks enamik lähetusi veebis teha. Ma ei saa. Mul on perekond. Martinil oli ka perekond. Oli jah. Aga ma olen lojaalne. Ma ei otsi uusi väljakutseid, ma ei saada oma CV-d iga kvartal kuhugi uude kohta. Ma töötan siin. Mulle meeldib siin, ma jään siia. Mina personaliülemana. Vaata. Homme hakkame pihta. Ehitame lastetoa Viktori kabineti asemele. Lisamärkmeid, arvestame. Mis su tütre nimi oli? Katrin. Ats saab seal mängida. Kas või iga päev koos teiste lastega. Meil on nüüd palju. Ja vaata, firma auto. Sulle. 2-rattaline küll ja näeb välja nagu pompoon. Aga sõidab. No, ma ei tea, kui midagi juhtub kodus, et seal mähkmetes plahvatus või? Oled nõus? Mina personalijuhina oleks nõus. Nulu leidsid, jah? Ei. Ma leidsin mõned hõbekuuse oksad, siis värvis selle rohelise spreiga ja lõpuks lõikas need okkad tömbikujuliseks. Ja kuidas sinul siis päev läks? No, ma sain sulle mängutoa, endale auto ja siis sõin lõunat. Nii on päris hästi. Mis auto? 2-rattalise. Ma mõtlesin päris. Aga kuidas sa kõik need asjad said? Küsisin. Julgesin küsida. Vabandust, arenguvestlus oli koolis, mul läks veidike kauem. Aha. Võta õuna. Aitäh. Kuule, mis sa arvad, kui vaataks neid tööaegu natuke teistmoodi? Et mitte tundide järgi, aga selle järgi, et töö oleks tehtud. Ja see, millal sa seda siis teed kodus või seda vaatad siis ise? Aha. Nägin teda eelmine õhtu. Enne kui ta, suri. Käisime metsas jalutamas, tal oli koer ka kaasas ja me ülikooli ajal juba käisime läbi, ajasime juttu ja elust ja. Aga sel viimasel õhtul me rääkisime ainult tööst. Ilm oli mõnus külm ja pilvi üldse polnud, tähti oli kõik täis ja me rääkisime tema viimasest memost.
pool tundi rääkisime memost. Aga töö peab ikka tehtud olema, eks? Ja aga lähetused? Mis lähetustes peab ikka käima, aga teistmoodi siis ei saa. Ja aga ma nii palju ei saa. Alati ei saa, neid koosolekuid võib tõepoolest veebis teha. Loodusele ka säästlikum. Ma lihtsalt nii tihti ei saa. No vaata, sel juhul ma rääkisin linnavalitsusega ja seal see siuke kõrge soenguga härra on ju. Kus täieliku üllatusena tuleb, no üldse ei teadnud, see nagu täielik üllatus. Et linnaosavalitsus on nõus andma sulle selleks ajaks, kui sa lähetustes käid, meiega kooskõlas muidugi, lapsehoidja. Siuke maailm, saad aru. Tuleb välja, et uuemal ajal peab inimene saama nii perega koos olla, kui tööd teha. Mõlemat. Aitäh sulle. Vanaisa, kas sa oled kunagi mõelnud aega maha võtta? Kas sa mesitaru oled näinud? Seal on igal mesilasel oma ülesanne. Kui üks mesilane otsustab, et ta täna seda nestet teistele ei too, mis siis juhtub? Aga mesilased pole ju inimesed. Inimestel on valikud. Miks siis üldse inimesed olemas on, kui nad peavad ainult nestet tootma või ainult laste eest hoolitsema? Jah. Aga inimene ju Ma tegin tabeli. Oot. Kas minu 2 õhtust koosolekut tähendab seda, et sina saad endale laupäeva hommikul jooga või? Läbirääkimiste koht. Meilide saatmine võrdub beebi magamapanek. Sa ei saa tund või? Kuule. Sina saadad meile, panen mina magama. Mina saadan meile, paned sina magama. Kuule, uneaeg on kallikene. Lähetus. Õhtune koosolek. Rääkimine minuga. Tund aega meilide saatmine. Anna postakat. Lootusetud. Palun. Minuga mängimine, niisama on üks sõna, niisama moljutamine, mingi nõmeda seriaali vaatamine. Jaa. Ahah. Aitäh. Emal oli insult. kuidas tal on? Ja on nõrk. Aga mõistus pidi selge olema. See on küll midagi uut. Jätagu. Enda arust lahutasin juba 10 aastat tagasi. Nüüd poeb ikka kaiss. Oota ema. Ja ise. Saad ise, noh. Toetan siit.
on hästi või? Kes see helistab? Noh, sul lõi nüüd mõistus selgeks. Mõistuse lõi selgeks sel päeval, kui ma sinust lahutasin. No nii hea näha, et sa endine oled. Näed, linad kortsus, ise oled kortsus ka. Anna arvuti on uus. Töö poolt anti. Tööandja võiks sulle uued hambad ka anda, oleks vähemalt midagigi vaadata. Kuhu sa lähed nüüd? Diskole. Kutsu kedagi appi. Nad saavad... Küll sa oled kangekaelne. Emma. Tere. See on vanaema uus hooldaja. Te hakkate neil just siis päris tihti nägema. Tere. Tere, vanaema. Oi, mis siin küll juhtus? Tema on sinu hooldaja. Ta käib siin iga päev umbes 1-2 tundi. Ma olen alles 68, ma ei ole mingi abitu. Vanaema. Mind ei ole vaja aidata. Mul on varsti koolis jõulupidu ja ma mängin seal viiulit ja mina tahan, et sina istuksid seal esimeses reas ja pärast tuleksid minu juurde ja pakuksid mulle valgeid krüsanteeme. Kui sa seda abi vastu ei võta, siis istuks seal esimeses reas lolli Pauli mingisugune tobe sõber, kes minu viiulimängu ajal nokiks nina ja pärast tuleks minu juurde ja ütleks, et ta pole elu ilmaski nii tobedat tüdrukut näinud kui mina. Kas sa tõesti tahaksid seda, vanaema? Aga kas ta üldse on siukene? Äkki on varas? Ta on linnavalitsusest. Läksin kodulehele, 4 klikki siin ta on. No, igatahes minul tema jaoks raha ei ole. Ära muretse, vanaema. Ma müüsin vanaisa maha. No sellest rahast saab ehk Iirele lõksu juustu, võib olla. Vanaema, ta on linnavalitsuses sotsiaalosakonnast. Ta on tasuta. Vaadake, milline ma välja näen. Ära muretse, vanaema. Ma teen sulle soengu. Tal on palavik 39,8, ma olen taga haiglasse. Memo oli sul väga hea. Ära nüüd muretse selle pärast. Ei, ma ei saanud töös ja magada. Vaatasid jalgat või? Ma olin lapsega haiglas. Mis sellel on? See oli Titega haiglas. Nüüd on nägu on unine ja Memo on pigane. Ise sa ütlesid, Memo oli mul hea. Oota, miks isa oli haiglas? Kas ema oli? Memo, Marko, väga hea. Jah, aga tüüp oli öö otsa lapsega haiglas. Nüüd magab siin. Sina lapsega haiglas oled, mis ema teeb? Ema oli tööl. Unisena, Marko, ei saa tööle tulla. Kui sa teed Memos ühe ainsa vea. Ise te ütlesite mulle, et Memo on mul hea. Praegu hea on väga hea, aga kui sa kogu aeg haiglas oled... Ma pean lapsele järele minema. Näe, aitäh. Marko peab kuu aega haiglas olema ja tema memod on vigased. Mis sul lapsega on? Palavik 39,8. Kaara, kohe, homme vabaks. Ei, ma saan. Ei, muidugi saad, mul pole vaja väsinud töötajat. Saate palaviku alla, puhked välja, tuled tagasi. End of story, go. Aitäh. Kui inimene ei suuda olla lojaalne oma lapsele, siis mille ta üldse suudab lojaalne olla? Kindlasti mitte tööle. Näed, ja mina väike olin, minu isa ei käinud mul kogu aeg kätt hoidmas.
muide, sõda on veidi näha ka. Kas tohib? Jah, tohib. Noh, mis juhtus? Autol kukkus sumbuti ära jälle. Rool tuli ära. Käik jäi sisse. Kõrsikud olid istmete vahel või? Need on minu omad, vabandust. Mul on puhkust vaja. Sul on puhkus ju? Juulis. Juuli on superkuu. Päike on otse taevas. Jääd rannaliival enam pole. Sa saad puhkust. Muidugi sa saad puhkust. Ootamatud asjaolud. Seadus näeb ette. Aga sa saad aru, et meie jaoks on see keeruline. Sul on nii raske töö. Me peame kellegi välja õpetama. Ja, aga ma saan oma asendajad koolitada. Optimeerin osad asjad ära, teised saan delegeerida, aga ma koolitan teda. Super. Kõrsikut. Ära siis ennast tükkideks rebi. Tšau, Ems. Mis sul täna plaanis? Teise korruse põrand on vaja üle teha veel. Sa oled solvunud või? Sa arvad, et mul oli kerge? Kindlasti oli väga raske hommikul puid ja loodust vaadata. Kuule, Essi. Kas sa tead seda statistika järgi on naistel raskem töötada paindliku tööaega, kuigi nad töötavad rohkem osalise tööaega kui mehed. Nii et jah, ma arvan, et temal oli väga raske minna ühele väikesele närusele telkimisõhtule looduses viimase 10 aasta jooksul ja ma saan tema murest väga hästi aru, sest isegi tema seaduslik abikaasa peab tema käitumist egoistlikuks ja tahab, et teda eneseleidmises karistada. Mõttekoht. Ja ma helistasin Raivole ja Veikole. Veiko tuleb sulle kell 4 järele, lähete rahvatantsu. Nad võtavad pastlad ise kaasa. Issi läheb rahvatantsu! Armuelu, elage palun kuskil mujal. Tšau, ma olen ka tagasi.
puhanud ja rõõmus. Puhanud ja rõõmus, jah. Nemad kui tore. Keegigi on. Ma lähen, hakkan siis... Ma hakkan tööle. Hakka, jah. Kuule, kuu lõpus ära siis üllatu, kui sul natukene vähem palka tuleb kui teistel. Ja jõuluajal ära ka ehmata, et sul ei olegi preemiat. Teistel on, aga sul oli puhkus. Ei, nii ei tohi teha. See on ebaseaduslik. Puhkus anti, palk ja preemia säilivad. Lihtne. Kõrsikuid tahate? Ei taha. Kuule. Võta kõrsikud. Ma ei... Vaata, see on nüüd kogu aeg see juhtub. Tööaeg, eks, summeeritud, summeerimata, puhkused, preemiad. Tähendab, ma ei saa aru, minu ajal oli tööpäev 8–5, eks. Tahtsid last näha siis enne 8 või pärast 5. Kõik, punkt. Ema suri ära, väga kurb. Aga matused on nädalavahetusel. Või pärast 5. Nüüd, issand jumal, lapsed tassitakse töö juurde, väike Hubert mängib siin minu kingadega eile päev otsa. No, me oleme nagu mingi... Vastutustundlikud tööandjad. Nagu lasteaed. Võta kõrsikut. Ma ei taha kõrsikut. Ma tahan selgust. Ja, kallis. Ei, ma olen tööl. Vaata, külmkapis on võileiva asju. Jaa, võta sealt. Tule nüüd, kuule. Jaa. Ja ma just eile ostsin. Ja, sinu lemmikut ju. Koguneme, palun. Ja, ma kohe. Ja ma pean ühe asja tööl ära lõpetama. Uju. Nii. Ajad muutuvad. Kui mina alustasin, siis... Aga nüüd siin väike Hubert siin... Ühesõnaga, mina olen tööandja, teie olete töötajad ja see on väga lihtne. Mina annan teile töö, teie võtate selle töö ja teete selle töö ära. Punkt. Koma. Selleks, et te saaksite oma seda tööd hästi teha, peavad teil olema korras need... No keele peal on. Perekondlikud asjad. Just täpselt, et need perekondlikud asjad ja töö peab olema tasakaalus selle, no ütle nüüd. Puhkusega. Puhkusega, täpselt, et töö, perekond, puhkus, harmoonia. Nii. Selgub, et on täitsa palju võimalusi selle tasakaalu saavutamiseks. Näiteks kohandatud töökorraldus, paindlik tööaeg, isegi lastetoad, isegi isapuhkused. Hubert, tähendab, ma ka ei tea kõiki neid nüansse ja ma olen täitsa kindel, et ega teie ka ei tea, aga õnneks on meil siin kollektiivis üks inimene, kes teab. Nii, et kui teie tunnete, et teil töö ja puhkuse värk ei klapi enam, siis küsige tema käest. Mina omalt poolt luban, et ma kaalun teie ettepanekuid, juhul kui need nagu täiesti nagu... Kuulan alati. Küsimusi on? Mingeid küsimusi? Kõrsikuid. Nii, viimane meil saadetud. Katrin. Õppisime, nüüd puhkab. Ja beebi magab. Ja sügavalt. Ma jalutasin täna pool tundi. Ja tead, ma tegin joogat. Mul tüübid töö juures nüüd arvavad, et mees peabki lapsega olema.
progress. no jaa, aga peabki ju. isa, mul tuleb suustärd. Bingo! Mida leidsid sealt? Ma ei tea. Suur sitajonn. Ei ole. Kes siin käib, karu? Sul on nii hea meel, et me lõpuks loodusesse jõudsime. Kahju ainult, et isa oli kaugel, Anna. Seda küll, jah. Hubert ärkas üles või? Ta jäi just telgis magama. Ei. Need on sookured. Täpselt nagu Õnnepalu ütles, igaviku uks on praaki. No, kuidas selle mu uus brošega meeldib? Ilus, eks ole? Ja. Mida vanaisa teeb? Vanaisa pumpab bitsepsit. Ta sõi ju kogu risotto ära ja nüüd arvab, et see tuleb kõik lihasteks teha. See oli teile mitmeks päevaks tehtud ja kuidas te hakkama saate nüüd siis? Ei, koduhooldaja Indrek, mõtle, ta tõi meile šprotte. Ja, Indrek, tule nüüd siia. Tule, lehvita ka ilusti. Küll on üks lahke inimene. Näed, memm tegi mulle 3 käiguga mati just. Ta on ju algoja. Noh, homseni. Olgu. Tšau. Mida? Mingid autohääled. Kuule, tead, me peame asjad kokku panema, me läheme ära. Miks? Juba? Jaa, me peame kohe ära minema. Mu ülemus on siin. No, kas tuli meelega? Ma ei tea. Mine ütle tere. Ei lähe. Ma ei saa hetkekski rahu temast ju. Mida sa mussid? Oi, tere! Keda näha? Tere! Milline üllatus? Tore. Rabajärv. Selle veel on nii imeline toime, sügisel eriti. Me hakkame grillima. Tunned, kus poiss põtkib, va? Jaa. Uskumatu, et me keegi ei saanud aru, et sa last ootad. No, mis kandsin laiemaid töökostüüme ja panustasin sellele, et ma olen tööstressist lihtsalt tüsedaks läinud. Aga miks sa seda varjama pidid? No meie töökliimas rasedaks jäämine võib tähendada seda, et sa hakkad vankrilt maha libisema. Ja meil olid parasjagu laienemisplaanid ja raha kaasamisplaanid ja kuidas me muidu oleks saanud laieneda. Mis laienemisplaanid? Sa ei teagi või? Mida? Me liigume rahvusvahelisele turule. Miks sa jälle seda poe pakiteed ostsid? Ma ütlesin, et ma tahan oma aia piparminti. Ega midagi ei ole teha. Nii on. Vaata, seoses selle laienemisega on nüüd sinu tulevik ka kaalul. Aha. Mina jään siia, eks, ja meie peakontor ka ja teised osakonna juhid. Aga sina? Nii? Sina võiksid. Me mõtlesime, et sinust saab meie Saksa arujuht. Saksa? Mina? Me kaalusime igasugu kandidaate, aga sinu omadused tundusid nagu kõige paremad olevat. Ma ei oska saksa keeltki. No ära võta seda kui kohustust, see on rohkem nagu võimalus. Ja võimalusega kaasnevad ju igasugu hüved ja Berliini kesklinnas 4-toaline korter mahutab kogu perekonna ära. Ja, aga kool on... Ja Markol on oma logistikatöö... Mu vanemad vajavad abi. No mis sa muretsed selle pärast nüüd? Kooliga näiteks Euroopa Liidus on nii, et lapsele tuleb kohe seal koht vormistada ja keelekursused me otsime sulle parimad. Ma peaks ühe kõne tegema. Ja. Take your time, nagu öeldakse. Kuule, tead mis? Olen ujuma. No, väga hea mõte. Väga tubli. No, tere kallike.
kuidas puhkus veereb? sa saad aru, et mu ülemus ja see personalijuht on siinsamas metsas, tulid siia. Mis mõtlen, mis nad jälitavad siin? Mina ei tea. Kõige arusaamatum on see, et nad on meeldivad. No isegi toredad, ma ei tea, nagu päris inimesed, noh. Mis nad tahavad sust? Tundub, et nad tulid siia spetsiaalselt selleks, et teha mulle pakkumine minna Saksamaale meie harukontorit arendama. No see on ju väga hea pakkumine. On või? Ja. Muidugi, vaata, tulebki elu, tuleb muuta, tuleb areneda. Mina saan enda tööd igalt poolt teha. Oota, aga vanemad? Ja vanemad saavad väga kenasti koduhooldajate abiga hakkama. Ja me saame iga kell kodus ka käia, kui vaja. Meie Ervin kohe oskab. Mul on nii hea meel, et ma olen ümbritsenud ennast inimestega, kes tunnevad oma asja. Ja nüüd saavad teist lapsevanemad. Elu on kirju nagu rähnikuub. Jääd lapsepuhkusele? Ei, mina imetan ja töötan. Aga Ervin, tema on kogu aeg tahtnud lapsega koju jääda ja mängida ja oma köögibisnessit arendada, söögibisnessit. Köök on fermentimistünne täis, õudne hais. Aga mulle meeldib.